Mul ei ole nime Andrei Jermak. Mul ei ole teist nime. Ma ei hakka praegu midagi kommenteerima, kui järgmine päev lõpeb. Sensatsiooniline uudis, mis raputas kogu Ukrainat. Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo ja spetsialiseeritud korruptsioonivastane prokuratuur teatasid täna 11. mail kahtlustusest rahapesus eliitehituses Kiievi lähedal Ukraina presidendi endisele kantselei juhile. Kui võrrelda seda teavet Nabu ja Sapi poolt, siis täna ilmusid ka kaadrid läbiotsimistest, kus märgati presidendi kantselei endist halli kardinali. Siis saab selgeks, et kahtlustus anti üle Andrei Jermakile, kes ei jõudnudki Ukraina relvajõududesse, kuigi ta seda lubas. Andrei Jermak, mees, kes koondas aastaid oma kätte pretsedenditu võimu, on nüüd ametlikult kriminaalasja kahtlusalune sadade miljonite grivnade rahapesus. Selles saates arutame teiega kõik läbi. Alates tänaste läbiotsimiste üksikasjadest kuni pika korruptsioonisidemete jadani, mis on Jermakiga seotud juba tema venna lindistuste aegadest ja muidugi ka Wagner-gate'ist. Kes tegelikult seisab Kiievi lähedal asuva eliitarenduse skeemi taga, miks Jermak ei jõudnudki rindele hoolimata valjudest lubadustest? Ja mis kõige tähtsam, kas see tähendab Zelenski lähikonna lõplikku puhastamist? Või siiski hüvastijat? Sanktsioonide vastu, veel ühe presidendi kantselei juhi Andrei Bogdani vastu, see ongi Zelenski ise, kes puhastab omaenda lähikonda. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange sellele saatele like ja kirjutage oma kommentaar selle video alla. Olen teile selle eest väga tänulik. Lisaks liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Alustame sellest, mis juhtus sõna otseses mõttes vaid mõned tunnid tagasi. Õiguskaitseorganite allikate teatel käisid Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo ja spetsialiseeritud korruptsioonivastane prokuratuur täna läbiotsimistel Andrei Jermaku juures. Uurimistoimingud algasid 11. mai õhtul. Võrgus ilmusid kohe kaadrid, kus kaugelt oli näha, et tõepoolest märkasime läbiotsimiste kohas seda endist presidendi kantselei juhti Andrei Jermakut. Skeemi ajakirjanikud kinnitasid, et jah, läbiotsimised on sanktsioneeritud ja seotud kõmulise uurimisega. Aga huvitav on see, et Nabu ja Sapp üritasid selgelt teha läbiotsimised võimalikult avalikuks ja demonstratiivseks. Sest sündmuskohal kummalisel kokkusattumusel olid kohal tuntud uurijad Juri Nikolov ja Mihhail Tkatš väljaandest Ukraina Pravda. Nikolov jõudis juba nimetada seda ajalooliseks sündmuseks, väites, et elu presidendi kantseleis ei jää pärast seda kindlasti endiseks. Hiljem teatasid juba Nabu ja Sapp ametlikult organiseeritud rühma paljastamisest, keda kahtlustatakse kuritegelikult eelsaadud vara legaliseerimises kokku 460 miljoni griivna ulatuses. Ja uurimise andmetel on Andrei Jermak selle grupeeringu võtmeisik. Jutt käib realiseerimisest. Eliit kinnisvara arendusprojektist Kiievi äärelinnas. Ja teate, ma ei vihja millelegi. Aga alles hiljuti nägime me kõik järjekordseid Minditši lindistusi, millest selgus, et Kiievi äärelinnas ehitatakse kummalisi eliitmaju mingitele tundmatutele Andreile ja Voovale. Ma ei hakka praegu midagi kommenteerima, kui järgmised päevad läbi saavad. Ma olen praegu juba. Te ei saa enam annust, ilmselt rohkem. Kui Kiievis, ma ikka. Nabu ja Sapp ütlevad, et paljastasid organiseeritud grupi, kes oli seotud 460 miljoni griivna legaliseerimisega eliitehituses Kiievi lähedal operatsioon Dünastia. Kas seal on teie maja, president Minditši Tšernöšovi maja? Mul ei ole ühtegi maja. Mul on ainult üks korter ja üks auto, mida te siin näete. Minditš maksis Kopreta ehituse eest Dünastias rahaga, mis võinuks. Ei, ma esitan küsimusi ajakirjanikele. Kas on tõsi, et olete kirurg? Uurimise objektidele. Te olete juba kuulnud igasugust efemeerset juttu. Me tahame teil kuulda teie kasu. Minu nimi on Andrei Jermak. Mul ei ole teist nime. Aga kas Andrei Jermak sai kahtlustuse? Uurimise andmetel kvalifitseeritakse kahtlustatava tegevus Ukraina kriminaalkoodeksi paragrahvi 209 lõike 3 alusel. See on legaliseerimine ehk eriti suures ulatuses tulurahapesu.
selle paragrahvi sanktsioon näeb ette kuni 12 aastat vangistust koos vara konfiskeerimisega. Jätkuvad kiireloomulised uurimistoimingud ja Andrei Jermakit nähti protseduuriliste toimingute ajal autos. Siinkohal tasub meenutada, et see ei ole esimene NABU detektiivide visiit presidendi kantselei endise juhi juurde. 28. novembril aastal 2025 korraldas NABU tema kodus juba läbiotsimised Midase juhtumi raames. Samal päeval kirjutas Andrei Jermak uhkusega lahkumisavalduse, mille president Zelenski koheselt rahuldas. Kuid siis kahtlust veel ei olnud ja korrakaitsjatel kulus pool aastat, et koguda vajalikud dokumendid. Tänase löögi jaoks vajaliku tõendusmaterjali. Siin jõuame kõige huvitavama osani. Esiteks, mis on Midasi juhtum ja kuidas see on seotud nende 460 miljoni grivnaga? Ma uurisin sellist kaudset teavet, mis on sellega seotud ja mis paljastab Andrei Jermaki tõenäoliste korruptiivsete sidemete sügavuse. NABU andmetel on selle skeemi üks tõenäolisi korraldajaid. Varguste ja rahapesu, üks juba meile tuntud isik on Timur Mindic. See on Stuudio Kvartaal 95 kaasomanik ja inimene, keda nimetatakse nii Andrei Jermaki kui ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski lähedaseks sõbraks. Uurimine leiab, et presidendi kantselei kaudu võidi mõjutada konkreetsete arendajate huve ning tulud kanti välja varifirmade või ennenäna back-office'ite kaudu. Veelgi enam mais just selle kuu alguses ilmusid uued Mindici lindistused. Nende järgi kontrollis Andrei Jermaki lähikond väidetavalt mitte ainult ehitusplatse, vaid ka Sensepanga varasid. See on endine Alfa Pank, mis kuulus venelasele Friedmanile, kui ma ei eksi. Ja siis see natsionaliseeriti, kuid selgus, et seda juhivad ikkagi varikujud, kes on Mindicile lähedased inimesed. Ja muidugi tuli välja ka strateegiline ettevõte Karpat Neftehim. Uurimises operatsiooni Midas kohta öeldakse, et asjaosalised üritasid isegi presidendi kantselei kaudu lobistada oma kuulivestide tarnimist Ukraina relvajõududele täiesti ülepaisutatud hindadega. Ja lisaks te teate lugu ettevõttega Firepoint. Tänane kahtlustus on siiski vaid jäämäe tipp. Andrei Jermak on kogu oma võimuloleku aja olnud pidevate skandaalide saatel, mida Zelenski sageli eiras. Tuletame siin midagi meelde. Esiteks, lindistused, ei mitte Mindici, vaid Denis Jermaki omad, mis ilmusid 2020 aasta märtsis. See oli esimene ohumärk. Siis avaldas Zelenski meeskonna saadik, parteist rahvateener Geoleros video, kus Andrei Jermaki vend Denis arutas riigiametite müüki. Siis asi summutati, kvalifitseeriti ümber pettuseks ja põhimõtteliselt lasti kõik vaikselt unustusse. Aga Geoleros tehti süsteemi vaenlane, ehk siis presidendi kantselei vaenlane. Aga just siis kuulis Ukraina esimest korda mõjuga kauplemisest presidendi kantseleis. Teiseks, Wagnergate. No seda ei saa unustada, kuidas läbi kukkus operatsioon Vene palgasõdurite Wagneri grupeeringu liikmete tabamiseks. Endine luurejuht Vassili Burba ütles otse välja, just Andrei Jermak andis käsu operatsiooni edasi lükata, mis viis selle nurjumiseni. Bellingcati uurimine kinnitas, et operatsiooni edasilükkamise algatus tuli presidendi kantseleist. Küsimus, kas see polnud mitte riigireetmine Venemaa Föderatsiooni kasuks, ripub siiani õhus ja see asi on samuti kalevi alla pandud ning kõik on selle lihtsalt unustanud. Kolmas, Vene äri ja Ragimov. Isegi juba volituste ajal. Uurimisprojekti skeemid uurijad tuletasid meelde Jermaki sidemeid Rahamim Emanuiloviga isegi laiaulatusliku sõja ajal. See on Venemaa ärimees, kes oli seotud Ilgam Ragimoviga, Vladimir Putini kursusekaaslasega. Ja siis Jermak õigustas end öeldes, et see on ainult, tsiteerin, juriidiline abi isa vanale tuttavale. Aga ühised firmad, näiteks Interprom Finants Ukraina, eksisteerisid registrites aastaid. Neljandaks, see on manipuleerimine Ukraina relvajõudude ja rinde teemaga. Pärast tagasiastumist presidendi kantselei juhi kohalt 2025 aasta novembris teatas Jermak valjuhäälselt ja paatoslikult, ma lähen rindele.
Is väitis Jermak, et teda alandati, ta jäeti maha, kinnitades, et tahab oma väärikust relvaga käes kaitsta Ukraina relvajõudude ridades. Kuid juba 2026 aasta jaanuaris avaldas saadik Jaroslav Železniak Ukraina kaitseministeeriumi vastuse. Jermak ei pöördunud ühegi värbamiskeskuse poole, ei mobiliseerunud ja loomulikult ei näinud teda keegi rindel. Aga hiljem teatas Andrei Jermak, et temast sai Ukraina relvajõudude peamine eestkõneleja. Nii ta ise ennast nimetas. Aga selles loos on küsimusi. Miks Jermak just praegu paljastati? Esiteks võib-olla on siin mängus lääne surve. Trumpi administratsioon, mis ikkagi üritab meile kuidagi peale suruda niinimetatud rahuplaani, on korduvalt vihjanud, et ei hakka töötama toksiliste tegelastega Zelenski ümber. Võib-olla sai Jermakist lihtsalt takistus diplomaatiale, sest me teame, et praegu on kogu selle diplomaatia enda peale võtnud Rustem Umerov. Muide, veel üks selle loo tegelane. Teiseks, mulle tundub, et Nabu ja Sapp on lõpuks ometi tundnud tõelist iseseisvust pärast poliitilise mõju vähenemist presidendi kantselei vertikaalis 2025 aastal. Tahaks loota, et tänased läbiotsimised ja kahtlustused on kõigile signaaliks, et puutumatuid enam ei ole. Kui Andrei Jermaki süü 460 miljoni hryvnia rahapesus tõendatakse korruptsioonivastases kohtus, siis saab sellest kaasaegse Ukraina ajaloo kõige suurem ja kõmulisem langus. See tähendaks, et see niinimetatud telefoniõiguse diktatuur sureb siiski avalikkuse surve all. Aga siin on küsimus. Andrei Jermak, kas see on alles algus või pannakse kõik lihtsalt tema kaela? Tuletan meelde, et natuke varem kehtestas Volodõmõr Zelenski sanktsioonid oma teise endise presidendi kantseleijuhi Andrei Bogdani vastu. Ja ta ei selgitanudki, mille eest need sanktsioonid kehtestati. Sisuliselt on sanktsioonid, tuletan meelde, kohtuvälise karistuse vahend, mis pidi algselt olema mõeldud venelaste karistamiseks, sest me ei saa neid kohtu alla anda, aga sanktsioonidega saame neid mõjutada. Lisaks olid need vahendid meie sanktsioonipoliitika sünkroniseerimiseks lääne partneritega. Ja ukrainlaste vastu ei tohi neid niisama lihtsalt kehtestada. Aga huvitav on see, et koos ühe Andreiga, see tähendab Bohdaniga, sattus löögi alla ka teine, see tähendab Jermak. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus selle saate all kommentaaridesse. Kirjutage kommentaaridesse, kas te usute õiglasest kohtust Andrei Jermaki üle või on see lihtsalt järjekordne etendus. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage meeldib nuppu vajutada. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi kaudu. See on kõik. Hoidke end, kõigile head aega!